Tere Kinnisvarahai podcasti kuulajad. Täna siis aasta 2024 viimane saade, saates mina Meelis. Mina Lauri ja täna on meil tegu episoodiga, mille numbriks on küsimärk, sest me ennem arutasime seda, me ei tea, mitmes episood on, võib-olla 4, aga võib-olla ka 6. Jah, see on nagu natuke nagu Nigeeria lapsed, et võib-olla on 4-aastane, aga võib-olla ka 27. Nii et, ja millest meil siis täna juttu tuleb, erinevad laiad teemad, loomulikult täna kohe, lähme kohe täna kuumalt peale, top 3, kogu Harjumaa, Tallinn, majad, korterid, maad erinevates kastmetes, mis siis tegid hinnad võrreldes aastaga 2023-2024. Ikka alati käib meil läbi sellised soovitused, kui sa kinnisvara tahad müüa, mida mitte teha, et neid asju võib-olla mida teha, neid inimesed isegi vahest teavad, aga mida mitte teha, neid meil on alati teile pakkuda. Siis on see, et loomulikult küsin Lauri käest, mis ta arvab, mis toob aasta 2025, mida teeb Euribor lõpus, võtame veel ette korraks, ütleme niipidi siis karuteened, mida inimesed teevad Facebooki gruppides ja seekord ka siis käib meie Kinnisvarahai ookeanist läbi reklaamiminut, nii et püsige siis lainel. Hakkam pihta, Lauri, et selles mõttes ole hea, võtame ette meie selles mõttes sellise suurima linna siin maamuna peal Eesti piiride vahel. Tallinna top 3, mis meil siis korteritehingutega võrreldes, kuidas meil 2023 näiteks, hakkame pihta, palju meil 2023 tehinguid oli ja võrdleme 24 näiteks? See on meil aastalõpu saade, et me teeme seda aastalõpu saadet ju enne kui teised, et siis me saame olla nagu esimesed. Et täpsustuseks olgu öeldud, et meie võrdleme siis novembrist 2023 kuni novembrini lõpuni 2024. Loomulikult me tegime selle statistilise kokkuvõtt vist 28. november, mingid üksikud tehingud võib olla puudu, aga tegelikult ma ütlen, et inimestele, et vahet pole, mis siis on, et need 6 tehingut, mis siin puudu on, need ei muuda mitte midagi suures pildis, et nii me tegime, et me teeme selle aasta kokkuvõtte ennem ära, kuna me ei tea, millal tuleb järgmine episood ja ilmselt uuel aastal siis. Et aga ühe kuuga ilmselt mingit suurt maavärinat ei tule ja võtame siis need andmed aluseks, mis meil on. Täpsus huvides siis kasutasime Maa-ameti andmeid ja oma soovituste ja muude asjade huvides kasutame enda mõistust ja kogemust. Aga top 3 lähme siis kõigepealt Tallinna top 3 peale. Võib-olla paljud mõtlevad, et miks me räägime nii palju Harjumaast ja Tallinnast, põhjus lihtne, et ise me tegutseme siin ju. Ja teine põhjus on karm, aga tõsi, et ütleme, mis Eesti kinnisvaraturg suures pildis on, Harjumaa, Tartu linn, natuke Pärnut ja siis lihtsalt niimoodi on ja Pärnu on ka seal sees, eks. Ei, kindlasti tehinguid tehakse palju ka Ida-Virumaal, aga lihtsalt need mahud on nii väiksed, et ütleme numbrid on väiksed, mahud võib-olla isegi. Jah, et kui me teeme Ida-Virumaal, mul endal on Jumal on andnud mulle unistuse, et ma ise olen ühe korteri sinna ostnud, et kusjuures ongi pull, ma võin praegu ära lõigata, et ma hakkasin vaatama huvi pärast, mul Ida-Virumaal oli, nüüd on 1, oli 2 üürikorterit, et oli see Ida-Virumaa buum, et räägiti hästi palju, et investeerige Ida-Virumaale ja igale poole mujale. Nüüd meil ongi saate struktuur on mööda läinud või mitte mööda läinud, vaid sassi läinud, sest me tõime ühe teema kohe ette, mis mul pähe kargas. Kuule, top 3 lükkame nüüd teiseks, et ma tulen siis Ida-Virumaa poolt, me läheme sujuvalt siin üle, sest ma praegu vaatasin, kui mina ostsin selle korteri Ida-Virumaale 2-toaline, täiesti tutikas on ju, et täiesti, nii renoveeritud, kui saab meie vist olla uued elektrijuhtmed, uus vannituba, uus köögimööbel, kõik möbleeritud. Ma mäletan, ma ostsin selle vist 30 000 euro eest, eks. Ja teise ostsin samamoodi, ühe ma müüsin maha nüüd, see suvi ja ma vaatasin palju praegu siis see maksab, see 2-toaline seal, ta on niisugune 40 ruutu, ta on ikkagi alla 30
et seal on langus olnud niisugune ka 10-15%, eks. Õnneks on mul hea üüriline sees, et ta on niisugune pikaaegne ja maksab seda üüri mõistlikult, aga mis see jutu moraal on, ongi küsimus nagu sulle, et mis sa arvad, et kui meil, vaata, meil oli see kinnisvara suur buum oli, eks, siin kestis 2 aastat või niimoodi, isegi 2,5 võib-olla, oli mis ta oli, et mis hetkel lähevad siis need väiksemad kohad, nagu minu näitel oligi Jõhvi, et mis sunnib meid minema üldse Jõhvi, et tegelikult see koht ju ei ole iseenesest väga likviidne, et minu nagu see mõttekäik ongi see, et kui kinnisvaraturg on, ütleme, Harjumaal ja suurtemates asumites juba kuum, eks, siis need väikeinvestorid hakkavad vaatama, et nagu raha on, vaata tol hetkel oli ju pangaintressid madalad, raha oli suhteliselt odav, kinnisvara hinnad nendes väiksemates kohtades, Tallinnas ei jaksanud enam osta, siis nad hakkasid vaatama nagu välja poole. Aga jällegi, mis juhtub, on see, et kui nagu turg jahtub, eks, siis esimesed asjad, mis pannakse müüki, ongi need kohad, et nad tulevad nagu viimasena järgi ja esimesena kukuvad. Et tegelikult sealt on võimalik nagu raha teenida, kes tahab nagu raha teenida, et sa pead nagu ette nägema seda asja natukene, et vaata, et turg hakkab tõusma, on ju, nüüd ostamegi kohta nimega X, et olgu siis Jõhvi või Järva-Jaani või ükskõik mis kohta, eks. Ostame sinna selle korteri ära juba, on ju, kas või remonti vajava ja nüüd on see harja tipp, on ju, kus tõesti inimesed ei jaksa enam või ei julge enam osta Tallinnasse või Tartusse või suurtematesse kohtadesse kinnisvara investeeringu eesmärgil ja hakkavadki pigem vaatama sinna poole, et ma tean, olid seal mingid jutud, mina soovitasin ka ühele, et kui tõesti see Jõhvi nagu tootluse mõttes teenis hästi, siis mul üks tuttav ütles, et kuule, ma vaatan juba Kohtla-Järvet et sihuke mõttekäik tekkis või mis sina sellest arvad? No see vist on nagu kõige parem näide selles mõttes paljudest nagu kinnisvarainvestorite suust läbi käinud, et väikses kohas toimetades peab väikse asjaga, selle kohaga tegelikult päris hästi kursis olema. Mingi seos peaks ikka olema, et sa tead, mis on see tugipunkt, on ja ütleme, me teame Tallinnas enam palju ühetoalised maksavad, suht koht une pealt, on ja teame linnaosasid, teame piirkondasi, teame mingid sellised, et nende hinnad ikkagi tegelikult üle linna nagu varieeruvad, kindlasti on Tartus ja nüüd on küsimus, et kas Jõhvis ka sellel mingit erinevust on, on. Et aga mis nagu mõjutab kindlasti investeerimisotsuseid, on see avalik arutelu selle üle, et Jõhvi see IT-gümnaasium, palju sinna töökohta luuakse, mida riik sinna panna plaanib, aga tegelikult siis, kui natuke nagu tuba külmaks läheb, eks siis panevad kõik erinevas suunas nagu jooksu, on ja. Aga mis on nagu tegelikult tore, on, et selles mõttes, et kui üürihinnad sellel hetkel püsivad, siis ju tegelikult üüritootlus läheb ju ülesse. Nojah, aga pikemas ajas on nagu see, et ikkagi tutikas korter seal Jõhvis maksis on ju 30 000 eurot, et pikemas plaanis, väga-väga pikas plaanis läheb ta ikka ülespoole, et aga pikas plaanis läheb ka kõik asi ülespoole. Kõik asjad lähevad üles. Pigem oli nagu see, et viimasena ta tõuseb, esimesena langeb, et sa pead olema, kui sa tahad nagu raha paigutada, on see nagu fine, aga pigem ma ei teeks seda, ma arvan praegu ise. No võt, selle mõttes, et kus on inimesi, seal on rohkem likviidsust, aga ma ei näe, et just, no selles mõttes, kui sina tõid selle Jõhvi näite, siis ma olen vaadanud natuke sellist asja, et kui eelmise buumi ajal tegime natuke nalja, on ju, või mõtlesid, okei, Kohila, on ju, siis piirkond Kohila, Aespa, Rapla maakond ja linna Raplast siia poole, kuhu täna siis Rail Baltica tuleb, selline lihtne maade, Kohilas müüakse täna rida elamuid 15 000 odavamalt kui Peetri ja Alevis. Ehk siis me räägime nagu sellest, on, et mis on siis linna perimeetri mõjutsoonid, need on kindlasti sellised nagu, võtamegi tegelikult ju, võib-olla ma arvan 15 aastat tagasi keegi võib-olla, meil tuleb juttu pärast Sauest, Harjumaast, on, et keegi võib-olla poleks arvanud, et kui me numbriteni jõuame, et meil on tegelikult üllatusi siin täna tabelis küll, et mismoodi Eesti kinnisvara käitub, on nagu selles mõttes suures pildis, ma olen 100% sinuga nõus, et me ise oleme Tallinna ja Harjumaa ümber sellepärast, et siin me asja tunneme oluliselt nagu rohkem, mujal saame ka hakkama, aga siin on ikkagi selles mõttes, siin me oleme ikkagi kinnisvara haid, mujal oleme võib-olla mingid muud kalakesed. Silgud. Et seal on omad haid. Saab ikka hakkama, aga küsimus on, et seal on teisi inimesi ka, et võib-olla. Jah. Võtke nendega ühendustesse. Jah, täpselt, aga nii, ole hea, selle mõttes võtame siis ette Tallinna top 3,
jah, top 3, et novembri lõpust novembri lõpuni siis, et mis on meil ühe aastaga toimunud. Me räägime kõigepealt korteritest ja siis tehingute numbrist ja keskmisest ruutmeetri hinnast. 3. koht sellel aastal siis oli meil Põhja-Tallinn, 1260 tehingut ja ruutmeetri hind keskmine oli meil 3387. Teine koht 1370, mis siin siis on 110 tehingut rohkem, kesklinn 3616 ja võidukas võidumees on meil Lasnamäe 1437 tehingut, keskmise ruutmeetri hinnaga 2354. Nüüd ma vuristasin need tehingud nüüd kõik ilusti ette, ega see inimestele tegelikult mitte midagi ei ütle. Mida me peaksime tegema, on ikkagi võrdlema siis seda tehingute arvu eelmise aastaga. See aasta tehti meil tehinguid kokku nii palju, kui oli 7222 ja eelmine aasta neid tehinguid oli 7702, ehk siis umbes 500 tehingut oli eelmine aasta rohkem. Ja kui me vaatame ka ruutmeetrite hindesi, Põhja-Tallinnas oli meil see aasta 3387, eelmine aasta oli meil 3499, jah, ehk siis langus on 112 eurot ruutmeetri kohta. Põhja-Tallinnas, et jällegi, et me räägime ju siin kokkuvõttes kesklinnas, mis siin oli, kesklinnas oli meil tõus, on ju, 100 eurot vist ei olnud või? Langus 100 eurot, jah. 3616, 3702 ja Lasnamäel oli meil ka väike langus, jah. 50 eurot on ju. Jah, aga põhimõtteliselt siis võime öelda, et tegelikult praegu suured numbrid ütlevad, et kõikides piirkondades natuke ikkagi langes on ju. Igal pool langes, Eestis kokku, üldse kinnisvara langes. Oota, me veel jõuame sinna, selles mõttes, et mis on nagu põhiline ongi, et aga mis see siis siia nagu lõppu nagu selle, ütleme nii, et mingit drastilist hinnalangust loomulikult pole on ju, tehingute langus on üsna märkimisväärne, aga mis sa siia selle asja kohta kommentaariks ütleksid? Meil oli kirjas siin, et hind ei lange, aga ma ei osta ka. Et see on siis see, kuidas kliendid praegu tegelikult käituvad, on ju, et see on siis niimoodi. Aga mis see tähendab inimese jaoks, ütleme, et keskmine langus on meil siis 100 eurot, ütleme ruudu kohta, on ju, üldse, ütleme 100 eurot ruut on langenud. Ütleme, oletame, et kui meil oleks keskmine 100 eurot ruudu kohta langenud, mul on siis on ju 40-50 ruudune korter, see on siis, minu korter on siis sellel aastal on odavam 5000 eurot, kui ta oli eelmine aasta. Ehk siis, et ja pulli on see, et ju muud hinnad on tõusnud, et toiduhinnad ja energiahinnad ikkagi, vähemalt viimased uudised on siin öelnud, et olge valmis, et paneme juurde, on ju, et selles mõttes võib-olla see, et hind on langenud, seal on kaks võib-olla efekti, et hind on langenud, aga igast 10 ostjast on jälle üks ära jäänud, et kui sul ennem oli võib-olla peaaegu 8 ostjat, nüüd on 7 on ju, et kui sa turul müüksid barbuusi, sama asi on ju, kõigepealt langevad hinnad, sellepärast enam ostjaid ei ole ja kui ostjaid ei ole, siis langevad hinnad tegelikult mingi hetke pärast veel, sest nõudlus nagu väheneb, et me vaatame pärast siin ka teisi nagu aastaid, nii et otseselt see hinnalangus polegi võib-olla kõige suurem mõju, vaid see, et ostjad käivad ja luuravad päris pikalt, kui nad midagi täna osta ja valida tahavad. Valikut on palju selles mõttes, et praegu isegi müüme nüüd korterit, et me müüdud saaksime, me peame ta täiesti ära möbleerima ja teda väga hästi presenteerima. Kunagi oli see, et lükkasid pildi üles ja enam-vähem, aga need ajad on möödas. Neid aegu me ei pruugi näha järgmised 5-6 aastat, eks. Või siis vaatame järgmised 5-6 kuud. Tegelikult ega siin kiiresti midagi juhtu, aga lähme edasi, et sinul on siis Harjumaa top 3, jah? Jah, Harjumaa top 3 korteritehingud on ju, kui tõesti selle mõttes Lauri tõi juba näite ära, et Tallinnas siis hinnad tõenäoliselt langesid, aga vot nüüd räägime siis top 3 ja Harjumaa on ju, teeme sellise näite, trummipõrin on ju, Sauel räägime, palju tehti siis tehinguid, 236 tehingut ja hinnaga 2283 ruutmeetri kohta. Nii, Viimsis 250 tehingut, hinnaga 2824
ja Rae 502 tehingut 2882 ehk siis nagu Viimsi ja Saue tegelikult tegid päris palju tehingut, Rae nendest siis nagu poole rohkem. Et need on siis ütleme meil Tallinna ümber olnud piirkonnad 2024, lihtsalt hinnavõrdluseks, mis siis toimus võrreldes aastaga 2023. Et Sauel tõusis näiteks ruutmeetri hind 149 eurot ühe ruutmeetri kohta, Raes ütleme 82 ja siin Viimsis praktiliselt 30 eurot. Nii et kuule, Lauri, miks sa ostsid selle Põhja-Tallinna korteri, mõtle nüüd ise, langes 112 eurot ruutmeetri kohta, oled Tallinna, mina tean, sina oled Sauekas, on ju, miks peaks ostma keegi Põhja-Tallinna korteri, kui ta 112 eurot ruudu kohta langeb, vaata, tee nüüd see arvutus, on ju, kui sa oleks sina tõid ka selle näite, kui oleks ostnud näiteks Sauele korteri, 261 eurot oli vahe, on ju, et langes ühel pool Põhja-Tallinnas 112, Sauel tõusis 149, on ju, 50 ruutmeetri korteri pealt oleks nagu 13 tonni nagu maast leitud. Nii, aga mis on põhiline, kui ma ütlesingi selle kohta niimoodi, kõikides ümberkaudsete valdade ruutmeetri hinnad tõusid, Rae, Viimsi, Saue, mis meil top 3 olid, aga see põhjus on tõenäoliselt ilmselgelt see, et seal on soojem kliima, parem poliitiline olukord ja tegelikult selles mõttes tõenäoliselt sellest müüdavast hulgast on lihtsalt rohkem uusarendusi. Ongi, Sauel ma tean, et sai valmis äkki 50-60 ühikut või, et uusarenduse kortereid on ju. Või on teine teooria, ikkagi kogu raha on liikunud linnast välja. Jah, mina usun seda viimast ka, tegelikult selles mõttes, et seda me oleme ennem arutanud varasemalt demograafilises selles graafikus, kus tegelikult siis ümberkaudsete valdade rahvastik on oluliselt noorem, on ju, Tallinna linn on üks selline pensionäride bunker statistiliselt, kus peaaegu iga 5 inimene on pensionär, mis toob tegelikult nagu ostujõudu, viib ühes mõttes alla ja elamispindasi hoiab teatud piiril kinni täitsa nagu lõpuni, nii et Lauri, meie soovitus oleks siis siit, kuidas siis nüüd edasi minna, kui tahad vältida põhjatut langust, soovitame kohe meie poole pöörduda. Ja kohe. Nagu... Ilmselt tuleb suur e-mailide ja kõnede laviin, ma arvan pärast seda fakti, mis me nüüd paljastasime. Mina Sauel tahetakse osta. Põhja-Tallinna on langenud, Saue on tõusnud, on ju, aga tegelikkuses tegu on statistikaga ja ärge nüüd seda 100% tõe pähe võtke, et ja eriti vaata, pull on see, et kui me räägime sellest, et see ongi hea näide, aga samas Sauel on tehtud tehinguid, Saue vallas siis kokku on tehtud 236 ja Põhja-Tallinnas on tehtud 1000 tükki rohkem. Et kui nüüd te peate aru saama, et mida väiksem koht on, me räägime seda iga kord, me võiksimegi panna lihtsalt nagu teha nagu selle uue episoodi ja lihtsalt muuta sissejuhatus ära, sest me räägime suures pildis sama juttu, et muudame sissejuhatus ära ja lähme sealt edasi. Aga point on nagu selles, et kui vähe saab mõjutada siis üksik tehing seda turgu tervikuna või üks arendus siis on ju, Sauel 236 tehingut korteri omanditega, saad 60 arenduse valmis, see on 1/4 juba, eks. Et See oli nagu selle mõttes ka, et kui sa ütled 50 ühik on ju uued majad, näiteks on ju, võtad isegi 100 ühikut, see oleks siis Põhja-Tallinnast on ju mingi nagu ma ei tea 10 või 5-10% vahemikus on ju, et need tehingud mõjutavadki väikest piirkonda palju on ju ja ilmselgelt selles mõttes tuleb kogu aeg sellele statistikale otsa vaadata on ju, aga kuule vahepeal selles mõttes siia vahele, kuna tegemist on Harjumaaga on ju, et siis meil ka tuli jälle üks hea näide, kuidas inimene presenteeris, kui palju ta korter maksab, saatis meile e-maili on ju ja ma juba näen Lauril käe kella peal on see pulsimõõt ja see läheb päris punaseks on ju, et see on selline asi, et me peame sellest juttu tegema, sest et KV on teinud nagu imepärase tööriista, Lauri, kuidas see nagu, kui tihti sa seda näiteks kasutad? Ma kasutangi seda igapäevaselt, selle nimi on siis KV kalkulaator. Sa paned oma korteri aadressi Tamme 1 korter 5 paned sisse on ju kuskil kohas X ja siis ta ütleb sulle see korteri hinna ja vahepeal mul lihtsalt nagu ma suhtlen inimestega, et tegelikult nagu pull on teha, kõige parem on teha koostööd inimestega, vaata kes sind usaldavad on ju, ma ei räägi sellest, et see inimene ei usaldanud, tegi meile hinnapäringu,
aga lihtsalt on mõnikord valus vaadata, kui otu saad sa ikka olla kinnisvaraturul, no see on no, ta ei saagi müüdud seda asja, võin öelda, seda ei juhtu mitte kunagi, sest kui sa oled võtnud mingi esialgse info kuskilt tõe pähe, et see on nagu propaganda, no põhimõtteliselt ongi nagu mingi propaganda, kui sa kuuled esimest uudist, mis näeb hea välja, tundub usaldusväärne ja sa jätad jäägitult uskuma, siis nagu ümber veenda on väga-väga raske või see võtab väga kaua aega. Ja antud juhul me räägime siis kv.ee kalkulaatorist. Et ütleme aga ette ära, et see repliik ei ole kinni makstud, ei ole sponsoreeritud ja antireklaam. Tegelikult ka tõe huvides on seal kalkulaatoris kirjas, et see ei pruugi olla täpne, aga siis ma küsin, et miks üldse panna niisugust asja, et no ühesõnaga oli ainuke kogemus, mis me tegelikult ju KV kalkulaatorist oleme saanud, ongi nagu see, mida sa ütlesid, inimesed on arvutanud oma korterile põhimõtteliselt keskmisele korterile uusarenduse hinna ja arvavadki, et see jääbki niimoodi, et kui esimene näide oli meil niimoodi, et Tallinna kesklinnas on ju korteri 160 000 umbes väärt on ju, müüdi ära 165-ga ja kalkulaator näitas tegelikult 235 on ju. Et see on suurusjärk on lihtsalt nii vale on ju ja seal on siis niimoodi, et veel ja selle kalkulaatori nagu rasked küljed on veel see, et inimestele tekib erinev arusaamine, mis on uus, mis on renoveeritud, mis on nagu ütleme renoveerimist vajab, et me oleme seda ennem ka siin kogenud ja vestelnud on, et kui me võtame tihti kapitaalremonti vajava korteri sellise, kus on nagu linoleum maas ja köök iseenesest toimib, aga meie terminoloogiast vajab tagasi kapitaalset remonti, aga väga paljud inimesed kasutavad neid nii üüriks, elamiseks on, et see kalkulaator ei väljenda tegelikult selles mõttes adekvaatset pilti. Ja veel, kui inimestel praegu võib-olla segaseks, mida me praegu räägime, on ju, KV kalkulaator on siis see asi, me ütlen veel kord, lähete sinna, see on kalkulaator, panete oma aadress sisse, korteri numbri, siis ta annab teile umbkaudse hinna. Aga see hind on üldjoones, on ju, mida spetsiifilisem korter või mida kitsam rajoon, seda rohkem ta vale on. Vale on ta nagunii, võin öelda. Täpselt hinde niisuguse asjaga on, ma võin ka teile öelda, sa Eestis mulle palju maksab Lasnamäel 2-toaline korter, ma ütlen sulle 75 kuni 135. Ta ütlebki niisuguse vastuse sulle, see on täiesti mõttetu vastus, sellega pole mitte midagi teha sul ja aga selle puhul on nagu, seal tulebki nagu mängu see, et inimesed nagu hinnastavad, vaata meil oli ka üks teine case oli, et ühesõnaga see inimene saatis meile, tuleme tagasi jutu juurde, saatis meile selle, me ütlesime, et müügipakkumise, ütlesime, et ei, et me ei saa nagu sellega edasi minna, et see on ebareaalne, siis saatisime screenshoti sellest KV kalkulaatorist ja seal see jutt ka lõppes, on ju. Et ehk siis selle mõttes pigem oligi see, et mis vaata, see on umbes nagu see, et sa paned Google'isse sisse, et kuidas saada vormi, öeldakse, tee trenni. Jah. Aga mis ja kui suures selles mõttes sinu näide selle KV kalkulaatori ebatäpsuse kohta tulebki siis sellest, mida väiksem on piirkond on ja antud juhul oli tegemist loovaleviga, nii et selles mõttes kindlasti seal on ja loovalevit iseloomustabki selline asi, et on ehitatud midagi enne 90-ndaid ja siis on ehitatud täiesti uusi asju ja nüüd sellel inimesel oli see enne 90-ndaid ehitatud asi ja nüüd ta võrdles neid siis põhimõtteliselt uute ruutmeetri hindadega. Pluss see kalkulaator võrdleb neid asju veel kord müügipakkumistega. Me tegime isegi katsetuse, et vaata meie võrdleme, kui me hinnastame teie kinnisvara või me hakkame teie asju müüma, siis me võrdleme toimunud tehingutega, mis on päriselt toimunud. Aga ma ütlen nüüd, et me proovisime teha seda katsetust ühes väiksemas Eesti alevikus, ma ei tea, kui kiiresti ta oma andmed uuendab, vaata. Et kui me panemegi Aravetele, paneme 30 korterit müükhinnaga 500 000 ja hoiame neid kuu aega üle, me ei viitsi teha seda, sest tõenäoliselt ta võib-olla võtab selle lõikeprotsendi, võtab ülemise ära, võtab alumise ära, et kas siis nagu müügitehingute põhjal hakkab Aravete korter maksma 500 000 või, et see on lihtsalt nagu Excel, millega ta nagu seal ja teine asi veel, et sul oli see näide, et kui inimene ütleb enda korteri kohta jällegi, et mis asi on hea korter, mis asi on halb, mis asi on nagu suurepärane, mis on renoveerimist vajav, et standardid on väga erinevad, et sa külastasid ka ühte korterit ja räägi, kuidas sul läks sellega. Sa võtad millist? See oli see ühetoaline korter Mustamäel vist, vaata. Ja meile öeldi, et ta on nagu väga hea, aga mis tegelikult oli? Jaa, selle mõttes öeldi, et on väga hea. Taustalugu oli, et oligi seal, oli meil vist mingi müügiteema oli ja inimene saatis piltide pealt tegelikult ei ole aru saada, kui hea ta on, eks, et ja kirjeldus oli väga hea,
ja räägi, mis siis edasi said. No tegelikult läksime kohale selles mõttes, et 5. korrus nurga peal, vanad radiaatorid, vanad uksed, põhimõtteliselt köök nagu olemas toimib, et korteri nagu selles mõttes kogu korteri tegid nagu heaks kapp ja tiiban, on ju selles mõttes, et neid saab vahetada küll, on ju, aga kõik nagu põrandakattematerjalid, liistud, kõik on põhimõtteliselt nagu tegelikult nagu vanad, on ju. Aga pildi pealt ei paista välja, tema hinnangul on see hea. Mis on põhiline, see hind, mida ta soovis, on ju, ma küsisin, kus kohast see hind tuleb. Ja siis ta tõi sellise näite, et tema maja oli renoveerimata 5 korda, on ju, parkida maja ees, parkimiskorraldus oli kuidagi väga keeruline, aga kõrval olevas majas olid siis sellised hooned, mis olid renoveeritud ja ilusad valged nagu rõdud ja klaasitud kinni ja täiesti värske. Ja selles majas oli esimesel korrusel siis remonti vajav korter, temal 5. ja teises majas 1. ja võrdles 1. ja 5. See on juba see, et nagu Lauri, võrdleme sigu ja põtru, on ju, 2 erinevat asja. Siis see, et see on seal nagu remonti vajav, et tal on ikkagi nagu hea remondiga, on ju. Meie omavahel öeldes on see, et see, mis tal on meie mõttes jälle kapitaalremonti vajav, kõik asjad tuleb tegelikult ära vahetada, on ju. Et elektrijuhtmed olid küll vahetatud näiteks, on ju, aga pistiku asukohad olid ikkagi samad. Kõrgusvale, on ju, võib olla tänapäevane. Ja siis me jõuamegi selleni, et tema võrdles oma majas olevat nagu hinde teise majaga, mis on tegelikult veidikene või ütleme siis nagu väga teissugune ja mis on tegelikult palju-palju parem, on ju. Ja siis me jõuamegi sinna, et inimestel nagu andmete võrdluses tekib ebaadekvaatne pilt. Meil on loodud selleks, on ju, tavaliselt selline 10 palli skaala, on ju, milline on sisustus, millised on ehitusmaterjalid, korruse puhul on ka mingid hinnangud, palju maksab merevaade, on ju, mis on lotsa väärtus, mis on rõdu väärtus, aga me näeme neid reaalselt ka, me saamegi neid võrreldada tehtud tehingutega, nii et see siis oligi küsimus, milline on soovitus, kui sa soovid müüa, ära mõtle välja omale mingit hinda, mida sa ei tea, kus kohast see tuleb, on ju. Et selles mõttes tule küsi, on, et me ei ammusta selles mõttes, et meie töö on nagu me ütleme, et meie töö on oma tööd siin täna reklaamida, kui tublid me oleme, on ju. Ja ma arvan, et selles mõttes kogu karjääri jooksul on mul ainult mul on kaks case'i, kus ma pole saanud asja ära müüa. Üks inimene läks ise lihtsalt siit ilmast ennem minema ja see asi jäi sellepärast nagu müümata läks, ma ei ole selle perega nagu hiljem kunagi rohkem ühendust võtnud, väga traagiline lugu on ja teine vend lihtsalt mingi hetk kadus ära ja tema kinnisvara on siiamaani müümata, aga kõikidel ülejäänud juhtudel oleme tavaliselt saanud just sellepärast müüdud, et seame teile nagu reaalsed ootused sellega seoses, mis praegu turul toimub, et seda asja saaks nagu müüa, siis aitame teil mingi strateegia paika panna ja mis on väga oluline, mida Lauri ennem tõi, me võrdleme neid asju, mida teie müüte selliste hindadega, millele tegelikult pangad annavad laenu ja raha, ehk siis mis on tegelikult reaalne selle turu hind on. Et kuule, kas sa vahepeal teeksid meile paberi pealt ka mõned asjad siia või? Räägi meile sellest, mis Harjumaa majad tegid. No ikkagi me võtsime Harjumaa majadega niimoodi, et me võtsime 3 aastat võrdluseks, et lihtsalt nagu enda huvi pärast, et mis meil toimus. Hakkame siis aastast 2022 pihta. Meil toimus kokku aastal 2022 781 tehingut ja tehingute käive oli 160,8 miljonit. Aastal 2023 oli meil tehinguid siis kõige vähem antud võrreldava perioodi jooksul, kus oli neid 663 ja käive oli kõige väiksem, 144,8 miljonit. Ja aasta 2024 on meil Harjumaa majades siis toimunud tõus, on meil 793 tehingut ja käive 770 miljonit. Millest see siis võib olla tingitud? 177 ikka. Jah, 177 miljonit jah, et võrreldes eelmise aastaga oli siis meil tehinguid oli 130 võrra oli rohkem. Aga mis on nagu põhiline umbes hind nagu käib kogu aeg siin 200 000 ümber, keskmised tehingud? Jah, vaata, aga nüüd on niimoodi, et vahepeal oli ka igasugused majad, mis täiesti kappremonti vajavad ja majad, mis müüdi tegelikult maade pähe, et need on tulnud nagu oma hinnas alla ja see ongi võib-olla majade turgu natuke elavdanud.
et vahepeal ütleme, et jällegi nagu pole kunagi mõtet võrrelda nagu selle buumiga, et mis oli, mis oli, aga seda enam praegu ei ole ja fakt on see, et kui me tahame müüa maja, mis ei ole väga heas seisukorras, mis vajab lisainvesteeringuid, siis me peame ka müüma teda vastava hinnaga. Aga samas nagu inimestele ma ütlen seda, et nagu vahet pole, et mida te nagu, küsimus on, mis sa rahaga teed. Vaata, meie konsultatsioon on tegelikult tasuline, eks. Kui meie, kui me müüme teie kinnisvara, me teeme neid tehinguid, siis see on tasuta. See on nagu selle paketi sees. Aga mul oli üks klient, kes võttis mu käest see tasulise konsultatsiooni. Tal tõesti, ta ütles, et tal on suur korter, mega suur korter, ta on 3-toaline, aga ta on vist minu meelest oli 100 ruutu, natuke rohkem isegi. No jõhkralt suur oli. Küttega polnud kõige paremini, ja siis ma küsisin ta käest, et mis on nagu teha tahad siis see raha, kas sul on vaja nagu ta realiseerida sellepärast, et sul kommunaalid jooksevad kraesse, kas sellepärast, et sul on nagu raha vaja, et tahad sa midagi uut osta, ütles, et ei, tal nagu et ei olegi mitte midagi hetkel vaja teha, et nagu tahaks lihtsalt müüa. Siis ma ütlesin, et su müügihind on kuskil 100 000 eurot on liiga kallis. Ja aga ma ütlesin ka seda, et kui sa tahad seda müüa, siis esimene asi tasub hakata pihta sellest, et see 3-toaline korter on vaja muuta 4-toaliseks. See 100 ruutu 3-toalisel kujuta ette, see on ju... Ma olen ka 2 ruudused näinud 9 ruudused, see on täitsa, jah. See pole mõistlik. Need on salongid, ütleme nii pigem. No jah, hea asukoht ja tegelikult hea asukoht oli nii linnaosa mõttes kui ka linnaosa siseselt, et niisugune vaikne tänav nii edasi, aga tema ütles, et ei tea ja maksis see konsultatsiooni meile kinni lihtsalt ja ka me andsime talle nõu, et mida ta võiks siis nagu päriselt teha. Aga kui teil on vaja nagu päriselt müüa, olgu see siis nagu maja, millest me praegu räägime, korterid, point on nagu tegelikult selles, et mis te selle rahaga siis teete, kas sa võtad praegu paad sukasäärde, ostad selle asemel midagi muud, tihtipeale ongi müügipõhjus see, et ma ei tea, tuleb pere lisa või mis iganes, on vaja suuremat kodu, väiksemat kodu. Et te ostate samal ajal hetkel uue asja endale, siis ei ole vahet ju. Me ostame madalturus, müüme madalturus. Vahe on ikka sama. Võit on sama väike või sama suur? Võit on sama väike, sama suur, et selles mõttes ei ole tõesti nagu vahet. Selles mõttes see, vaata me mingid kunagi arutasime see sama tasuta konsultatsioon, see tasuta just ainult hiire lõksu vahel, aga meil on päris palju, mul on siis samamoodi näide, ma ütlesin inimesele kohe ära, et ma teen selle, ütlen teile kõik ära, mida me teeme, et kui müüte meiega on nii, kui ei müü, siis on konsultatsiooni hind nagu selline ja inimestel selles mõttes sobis nagu naine ja mees on naine minu tuttav ja siis abikaasa ise hetkel müüb ja tegime rahulikult selle konsultatsiooni arve ja ma arvan, et see on selles mõttes, et me valime ise ka neid inimesi, kellega me tahame nagu suhelda ja nemad näevad selles konsultatsioonis ka pikaajaliselt mingisugust väärtust on, nii et selles mõttes jah, et kui tundub, et tahaksite ise müüa, siis ikkagi küsige meie käest, võtke meie käest konsultatsioon, see on täiesti mõistlik, ei pea isegi laenu võtma. Aga nüüd jäime siin Harjumaa majade juurde. Jah. Aga majade top 3, lase käia 2024, kus siis käis kõvem numbritega, kus käis kõige kõvem lammutamine? Meil on siin lausa 6 kohta välja toodud, mis teid võiks huvitada. Rae vald, 51 tehingut. 5. koht oli meil Lääne-Harju vald, 76 tehingut. Ja Saku sai 4. koha 77 tehinguga. 3. koht Viimsi 84 tehingut, 2. koht Saue vald 134 tehingut ja Harku vald esimene 142 tehingut. Need on need vallad siis, et kui teil on maja ühes nendes valdadest, siis seda võiks olla võimalik müüa. Mingi aja jooksul, kui te küsite, kui pikk on maja müümisaeg, sõltub väga sellest, et kui me räägime näiteks, mul on endal üks maja müügis Harku vallas, kahjuks huvi on 0, ongi 0. Et me oleme hinda langetanud 10 000 võrra. Majal iseenesest nagu midagi suurt häda pole, on vaja küll investeeringuid teha, kuid ma arvan, niisuguse ligi 20 000 sisse panna, saad väga okei maja endale, aga sõltub väga sellest, et kui sul on nagu need vanad suvilakrundid, need lähevad aktiivsemaks, lähevad meil kevade poole, et olgem ausad tegelikult, et täna hommikul ärkasin ülesse, kardinad olid akna ees, toas oli pime,
tõmbasin kardinad aknast ära, siis toas oli hall. Et mingid kohad, nagu mul on enda Laitsi-Jüri suvila, need on nagu sellel novembril ja detsembril, kui lund veel pole, need on ikkagi, need on jõhkrad kohad. Ja mustvalge elu on nagu inimene on nagu praegu depressiivsem, et teile vaatasin ka mingeid saateid, et mis on, nüüd Kanal2 tuleb Kuurja või? Keegi varastas kellegilt midagi, nii, siis tuli järgmine saade, mingi inimene ei saanud arsti häbi, siis tuli uudis, toidu hind on rõkelduselt kõrge, siis ongi nagu see ilm ka veel kokku, ja kokkuvõttes see nagu tahes tahtmata mõjutab inimeste ostukäitumist ja ostukäitumine käib ka kinnisvara puhul, saab ka pihta. Et kui sa lähed ikkagi kuhugi, ütleme see Laits, et ta suvel on nagu okei koht, ta on roheline ja päike paistab, kui seda päikest on, vaatad puud ilusad, nüüd lähed sinna, kõik on raagus, mingid kõik aiad paistavad läbi nagu kaugele kuskil, kellegi mingi vana tünn on, see näeb nagu selline Scary Movie 4 ei peagi nagu stage ima kuskil, et nagu me saame aru, et meie oleme seal elanud, mitte elanud, vaid käinud, et see kõik okei ja see ongi nagu meie ühiskonna mõttes nagu loomulik, aga ostja seisukoha pärast, kes tuleb võib-olla, ütleb, tahaks nagu linnast välja kolida, nüüd ta tuleb seda suvilat ostma sul suvel, kus ongi, on maasikas kasvab, luuna saad võtta puu otsast, et mõtleb täitsa okei suvel olla ja nüüd sa müüd seda talvel paistab läbi 3 blokki mingid, seal inimestel on mingid vanad autod hoovis ja see telliskivide peal mingid asjad ja see on nagu, ongi vale pööre kuus, ärge nüüd isiklikult võtke ka solvu, aga lihtsalt mul on ka aias mingid prahti, eks, mis praegu ongi vaja ära viimist. Nähtav, eks. Vot, et nii, lähme edasi. Millal müüa siis on ju? Just, selle mõttes on tõsi, mida müüa, seda me oleme enne rääkinud. Võtke ühendust, kui tahate teada. Just, Elamaad top 3, kuule, selle mõttes Elamaad top 3 Harjumaal, meil on tuleb siin üks Vimka kohe sisse ja ma siis selgitan sulle, ma sain pihta, kus see Vimka tuli. Et selle mõttes meil on Elamaad top 3 Harjumaal 2024 on ja, et me võrdlesime siis lihtsalt seda, et mis olid ruutmeetrid hinnad on ja siis kus kohas, kui palju nagu raha tuli välja käia. 5. kohal on meil tegelikult niimoodi, et hinna poolest oli 23 eurot ruutmeeter Rae vallas ja siis tehti 216 tehingut. Näiteks, et nüüd on ju seesama koht, ärge statistikat siis uuriga, kui te aru ei saa, mis toimub. Ja Loksal oli samal ajal ruutmeetri hind 20 eurot on ju, nii et põhimõtteliselt nagu Lauri, mina arvan, et me oleme jälle ühele nagu investeerimisvõimalusele mööda vaadanud, Loksa on napilt Rae vallaga võrdne, oleks see statistiline järeldus on ju. Kas see polegi see, et nüüd meil, vaata, me oleme rääkinud ju pidevalt ühiskonnas sellest, et meil hakkab nagu see kihistumine nagu lõppeb ja et Harjumaa hakkabki nagu ühtlustuma, et lõpuks Loksa on jõudnud siis Rae vallale liidale. Põhimõtteliselt sama, ütleme ikka sama. Peetrisse. Kas Peetrisse või Loksale? Niisugune 1000 ruudune maatükk, siis praegu Peetris maksab 23 000 eurot ja Loksal on samasugune 20 000. Et pigem siis juba Peetrisse vaadata, ma arvan, et Loksa jääb võib-olla kaugeks, et need on samad asjad. Loksal just avati ka uus pood, ma tean vist, sest vana pandi kinni. Klientide pääsused. Et jumala eest, ärge vaadake neid. Mina sõitsin Loksalt läbi, seal on isegi ehitusmaterjali pood, nii et jaa, selles mõttes, et ütleme, buum on sinna kindlasti nagu selles mõttes jõudnud, kui ehitusmaterjali pood on ikka. See ei ole kuskil maja keldris, on ju? Ei, see on maa peal. Selles mõttes, et ristmiku peal minu teada. Loksal võivad olla ju tegelikult nagu Loksa linn on ju, seal on mereäärsed kohad võivad päris okeid olla, ma tean, üks soomlane kunagi ostis päris nagu ei, seal ongi, aga nüüd see põhjus, ma räägin need tehingud ära ja siis ütlen selle põhjuse. Rae vallas siis 23 eurot ruutmeetri, kõige rohkem tehingut siis 216 tükki ja hinna mõttes Kiili ja Harku vald mõlemad 44 eurot ruutmeetri, 83 ja Kiilis 83 krunti ja Harkus 80 ja Viimsi hindades siis nii palju, et Sakus oli 66 eurot ruutmeetri ja Viimsi 95. Tegelikult on need kõik krundi hinnad nagu põhimõtteliselt, ükskõik kuidas sa vaatad, kõik on tegelikult valed. Ja põhjus, Rae vallas on siis see põhjus, pankroti suur arendus, mis läks pankrotti.
osteti ära tegelikult nagu megavõileipinnaga ja sealt sees on siis ka igasugused krundid, mis siis läksidki selliste hindadega, et aga jutt on seal ikkagi 10+ miljonit tehingust. Sellepärast, et minu meelest pankrotivara ei arvestata statistikasse. Ja kuidagi Maa-ametist ei pruugi nagu läbi käia, aga selleks nagu ainuke oletus, mis nagu võiks olla, sellepärast, et seal need krundid tegelikult maksavad praegu 225 000 ja mul on mingid numbrid, kus need tegelikult ongi ostetud 25 000 tükk on ja siis neid hakatakse seal edasi detailima. Et sest, et nii suur tulka krunte mitte kuskil mujal Rae vallas olla ei saa. Jah, ta on ju 216 Peetri Alevikus Kindluse kooli ümber. Aga siin on veel see... Aga see on sellepärast, Lauri, et ma elan selles piirkonnas, on ju. Ja see on selle poole pealt ongi nagu see, et kui me räägime nagu nendest asjadest aeg-ajalt inimestega kinnisvarast on, siis vaheaimamatult hästi või halvasti me oleme väga paljudes kohtades Tallinnas ja Tallinna lähiümbruses elanud on. Ja sellest tekibki nagu see, et kui me ütleme, et seda asja peab jagama seal, kus me nagu oleme on, et eks see pakub meile, tegelikult see teema, mida me siin iga kord käsitleme Lauriga omavahel öeldes, me vestleme mingitel teemadel lihtsalt valjust ja laseme teil kuulata, mis me asjadest arvame. Aga te ei pea iga kord nõus ei pea olema. Aga meil ei ole iga kord õigus, aga enamasti on. Ja mis on kõige ligilähedasem tõele võib olla, on siis Viimsi on ju, et 95 ruutmeeter ja Saku ka, aga jällegi see on Saku vald on ju, et sõltub, et kus ta nagu on seal vallas, kas ta on keskpunktis, kas ta on täitsa ääremaal, ja kui tehinguid on vähe olnud iseenesest, siis need üksikud tehingud mõjutavadki palju. No Rae valla kruntide nagu võrdlus, ärme võtame see võib-olla Rae valda, võib-olla on seal, võtame siis Rae valda ja me võtame ainult Peetri Aleviku, ütleme nii, et Peetris on müüdud eelmise aasta krunte vahemikus 230-240 000, ehk siis on 10 korda valed. Et võt see on nagu statistika nagu valukoht, et kui me nüüd nagu hakkaksime statistika järgi vaatame, siis oleksime näiteks John ja Elvis ja vaataksime kuskilt Manchesterist, kuhu kinnisvara osta, siis oleks selline võrdlus, kuule võtaks parem sinna Loksale, et seal on nagu 3 euro odavam kui Rae vallas. Et statistiliselt võib siit nagu väga hästi nagu vastu näppe saada on ja nii, aga siin on hea üle minna hoopis meie grupi teemale number 5, milleks on Facebooki grupid, kus võib veel mööda näppu saada. Et ma võtan siit, see teema tuli meil just enne seda lindistust, tuli mul endal kargas pähe ja mõte on järgmine, et mul tuttav kunagi ostis ühe maja osa jube hea hinnaga, tõesti turuhinnast äkki 20-30 000 eurot odavamalt, isegi võib-olla rohkem. Et tolle ajal nad olid kuskil 315, ostis minust 260 midagi, 40 000 eurot odavamalt turuhinnast. Oleks võinud järgmine päev müüki panna, oleks 40 000 eurot teeninud. Kuidas ta ostis selle? Ta oli seal oma Facebooki grupis, see isegi polnud kinnisvara grupp, see oli kohalikud grupid, ma ei tea, mis toimub Sakus, mis toimub kuskil Põhja-Tallinnas. Ja keegi vend oli pannud, ta ei olnud nagu mingi miljonär, tal ei olnud rahast nagu täiesti ükskõik müüa, ta oli pannud oma kuulutuse linnakodaniku gruppi, kinnisvarakuulutuse, müüa maja selle hinnaga, paaris maja, suht uus ehitatud 2012-13 äkki, korralik asi ikkagi. Ja tuttav võttis ühendust, ostis ära, aga see ei jõudnudki mitte kunagi avalikusse müüki, vaid ta müüs oma seda kõige kallimat vara, mis tal on, Facebook grupis. Mina ütlesin sõbrale, et mega hea deal, aga nüüd ma küsin, ostjale. Nüüd ma küsin müüja käest, millega te mõtlete, et miks sa peaks andma ära siis asja nagu 40 000 eurot odavamalt. On meil ju erinevad kinnisvara kokkuostufirmad, näiteks kinnisvaraost.com teeb seda, ma tean, et ostabki teie kinnisvara kokku vist kuni 93% turuhinnast. Et neid ma isiklikult osas inimesi tean sealt, et pakkuge neile siis, et nad ostavad teil ära ja nad annavadki see summa, et saate rohkem raha. Aga see, mida ma ei soovita mitte kellegil mängida nii-öelda tulega nendes Facebooki gruppides, eks ta haisi on palju seal, mitte neid haisi, vaid teistsugusi vendasi, eks. Et kes seal passivadki peale, mingi inimene paneb sinna, teeb nii-öelda head müüki. Aga vaata, kui sulle inimene on müügi oskamatu,
ja talle tullatakse nahaalselt peale, noh mitte keegi ei võta sust kinni loomulikult, aga no niisugune pealetükkiv press, et kuule, davai, teeme ära, ma kannan sulle kohe 5 tonni ära, võib-olla tal ongi raha häda, äkki tal on 5 tonni vaja, ma kannan sulle kohe 5 tonni ära, teeme ära selle asja, kuule, paneme mingi lepinguga siia, aga see leping tegelikult on ju täiesti suvaline paber, see ei ole mingi leping, kui me siin köögilaua taga midagi kokku lepime, et sealt nagu müüjatel on kaotada väga palju. Ostjatel loomulikult võita, aga müüjaid ma manitsen, et loomulikult mina käisin, ostsin diivani endale, sain tasuta 10 eurost, sain väga hea diivani korterisse, saime endale mingi voodi, mis oli vist mingi muidu 600-700 eurot, saime 70 euroga, et seda korterit stage ida, et noh, see kinnisvara pole see koht, mida te peaksite müüma Facebooki grupis avalikult oma nimega, kus saab tulla teile mingi inimene ukse taha, noh, me saame teada, kus sa elad tegelikult, see ei ole väga keeruline. Noh, et minnes... Et just selles mõttes, et teha sulle pakkumine ja survestada. Vaata, nüüd on nagu hea koht, mida müüa siis Facebookis ja mida mitte müüa. Et kui sa ostsid nagu diivani, eks ole, diivanit on hea müüa. Jah, diivanit on hea müüa, kümpaga said on, noh, selles mõttes, et ma tean, sa ütlesid nagu... sul on vaja lahti saada. Aga nüüd ongi küsimus selles, et see vend, kes nagu müüs 40 000 oma nagu paarismaja ära, nagu selleks võinud osta siis omale selle raha eest isegi kuskilt mööblipoest 20 uut või võib-olla isegi 40 uut diivanit on ja noh, et me nagu räägime ka suurusjärkudest on ja, et ühel puhul me räägime 5-kohalistest numbritest on ja mis noh, kinnisvara müügi puhul kindlasti on üsna mõjutusväärne ja teisel puhul me räägime tegelikult saia, leiva, kohvi hinnast on ja mida võiks siis Facebookis nagu müüa. Jalgrattaid, ma ei tea, suusad on ja noh, mingi spordivarustus, mööbel, vanad autorehvid, mida iganes, mis võiks teiste ringi kellegile kasutuses. Nüüd ongi, et nagu see, et nagu sul on see mõte, et säästame siis nagu maakleri või meie tasudelt mingi see mõni 1000 eurot ja kaotame ise müües mõnikümmend 1000 eurot. Et noh, neid lugusid on tegelikult veel, me ei jõua neid siin kõike rääkida, et meil salvestusaega pole kahjuks nii palju, aga mida mitte teha, ma ei soovita kunagi minna sinna gruppi, et no seal on alati need andekad kommentaatorid ja kõik kogu see lugu on, et ma olen vaadanud seal avalikes gruppides ka, et noh, ükskõik mis seal müüki pannakse, siis on paar vende, kes kogu aeg teavad noh, selliseid asju, et ongi võib-olla see tegelikult päris normaalne asi see, mida inimene müüb, on, et noh, miks sul see nii kallis hind on, et sa ei suuda nendele seal argumenteerida ja müüa, eriti siis, kui need kuulutused on tegelikult nagu poolikud, on, et see on ka nagu selles mõttes, et kunagi vaatasime isegi, et sellised, noh, natuke mitte võib-olla kilekotis maaklerid, aga päris nagu spordikoti maaklerid, et siis oli kogu selgitus oli korteromand ja kivimaja, et selles mõttes rohkem nagu ei ole, et no mis sul ikka vaja teada, Lauri, näed ju, maja on kivist ja korteromand tehingut saab teha, on, et selles mõttes jaa, ma arvan väga hea, kuna sa oled ikka väga terav vahepeal, jah, selles mõttes, mis sa sõid täna, et sa selle Facebook grupid niimoodi ette jäid, aga noh, tõsi, tuleb nõustuda, on, et muna, ja mina tegin ka. Muna tegin. Ma tegin omletti. Saia peale. Hästi elame ikka, selles mõttes, et lihtsalt vahelduseks selle peale, et nagu hommikul siis arutasime, et miks on nagu vahepeal sellist nagu kuidas me ütleme, eluminut on see vist, et on ikka Eestis hea elada, küll vaatan, sõidan autoga, välja ei näe, vihma sajab niimoodi, et nagu vähe ei ole, siis mingid vennad on, kes nagu loomulikult need linna mingid need signaalimehed või kes mingid töid teevad, need paneb pool maanteed kinni, lambipirni vahetud, on, nii tublid olete, töö käib, on, siis vaatad, termomeeter viskab 4 kraadi peal, head lörtsi ei tule, on, ja siis eile vaata hommikul loed mingist mingist foorumist või kuskilt, et Eesti on nagu ainult nagu Taanis on meil kallim toit on. Tead, Lauri, mul on ainult üks soovitus on, käibemaks tõuseb on, no selles mõttes aktsiisid tõuseb. Mina arvan, et siin on ainult üks väljapääs või no tegelikult 2 on, kas teenid nii palju rohkem ja omad nii palju rohkem, et ei mõtle selle peale on, aga vist tundub nagu see, et on, et kes ikka saab, peaksid nagu vaikselt nagu sooja ära minema. Kõikide enda valik, aga ei noh, ongi noh, ka sama, see on, vaata, meie turg on nii pisikene, me oleme nii pisikene, meie majandus on iseseisvalt olles mikroskoopiline, väga-väga väike, me sõltume väga palju muust maailmast. Mida rohkem me teeme muu maailmaga koostööd,
leiame uusi suundasid, näiteks nagu Nordica, seda pole enam, on. No, ise käisin, olin Eestist eemal paar nädalat, et väga raske on välja saada isegi siit. Sul pole neid otsasid. Kuule, mis Nordica, ma ei üldse nagu, ma ei kujuta ette, ma leendasin Nordicaga, ma arvan, et Romsosse või ma ikka mingi 10+ reisi teeb aasta, võib-olla isegi vahest rohkem, ma ei mäleta, et ma kunagi üldse oleks midagi lennanud. Mitte kunagi, nagu Estonian Airiga olen lennanud, on ju, aga Nordicaga äkki ühe korra, ma mäletan, kas Varssav või Helsingi võib-olla või midagi sellist, midagi väga eksklusiivset igatahes, et no selles mõttes, et aga näed, vaata, sinna paneme 100 mille ja siis võtame nagu ainuke asi, mis on võib-olla tõesti siin, kui mõni vend, kes täna Riigikogus istub, on, et selles mõttes, et sõbrad nimetavad ühte Riigikogu liiget võrkpaadiks, et siis kui näiteks sellised mehed peaks meie saadet kuulama, et võtke lihtsalt nagu see mõistus pähe, et toiduainetele on siis enamus Euroopa riikides eraldi käibemaks. Et selle mõttes, mis on siis oluliselt madalama maksumääraga, ega me muud nagu ei saa, eks riiki tuleb ülal pidada on, ja meie oleme ise selle osa kasutama mingeid asju ja on nii nagu on, et mis me ikka siin selles mõttes, aga no lihtsalt see, et ilm 4 kraadi maksud tõusevad on. Mingi periood on ikka siukene, et aga ei ole hullu midagi. Ise peate tugevad olema, ise rohkem pingutama, vaeva nägema. Täpselt. Ja siis on ka päike teie pea kohal, kui olete suvistesse kuudesse jõudnud. Väljamaa reisil suvekuudel. Nii, mis meil veel oli, selle mõttes, et küsimus, et mis tuleb aasta 2025 oli meil? Jaa, lähmegi 4. teema peale, mis pole enam 4, vaid vist mingi 9 või ma ei tea, see lugemine on jällegi sassi läinud, aga on, mis on. Järgmine teema, mida toob aasta 2025, kas sul on need tarokaardid kaasas või? Ma veeretasin hommikul ära, vaatan, et äringud vaata igast asju. Mina arvan, et kindel on see, et uus aasta tuleb 2026, 2025, siis tuleb 2026 on. Mis, ma arvan, et see trend jätkub selles mõttes, kui küsida nagu seda, et tavaliselt nagunii pole ennustusega tegelenud ja see nagunii ei aita kedagi, sellepärast, et see aeg, millest tuleb toimetada on täna, aga mida toob kindlasti selles mõttes üldmajandus tasub nagu rohkem isegi jälgida kui võib-olla kinnisvara, siis mis teeb Euribor 2025? Mis sa arvad? Langeb edasi. Geniaalne vastus selles mõttes, et me panime nagu enam-vähem umbes 0,1% punkti ja langeb siis 6 keskmiselt, nii et siis, kui praegu on 2,9 vist oli. Tõenäoliselt. Vaata, mis me ütlesime seda, et ma olen rääkinud sellest üle aasta ja kui Euribor jõuab kuskil 2,5 peale ja see asi on nüüd fikseeritud kuudeks, siis meil tekib uus turu normaalsus. Praegu kõik ikkagi nagu oma peas natuke ootavad aga samas see nagu, nüüd see pole enam Euribor, see on ka midagi muud, on ju, see on üleüldine elukallidus, mingid maksutõusud on ju, see mõjutab kinnisvara ja loomulikult me ei saa üle ega ümber sellest, et uusarendused lähevad köö kallimaks tänu käibemaksul, on ju. No 200 korterile kohe 4000, ütleme, vahet pole 4000 juurde. No näiteks, aga mis 4000? Vabandust, 4800. No vot, no 5 tonni. Ei, nii, oota, nüüd ma panin täitsa puusse. 4800 on selle hinna sees seda käibemaksu, tähendab pluss 200 pluss käibemaks on, et siis on käibemaks on iga 100 kohta on 2000, ei ole isegi niimoodi, ta nagu arvutatakse teistmoodi on, et koos käibemaksuga hinda on 2000, siis jagad selle 1,24-ga, aga põhimõtteliselt läheb kallimaks jälle 2% võrra. Et siin on nagu mitu asja nüüd koos, et mida me kokkuvõtteks siis nagu ennustame aastaks 2025. Minu isiklik ennustus on see, et kõik läheb suures pildis samamoodi edasi, kuigi meil ostjaid, ma eeldan, et kui me räägime aasta pärast, ma arvan, et need numbrid on suuremad kui see aasta, ehk siis kokku meil tehingud Tallinnas oli 7222, ma arvan, et me jõuame vähemalt samale tasemele, mis meil oli aastal 2023, aga ma ei usu, et me näeme suurt hinnatõusu, see ei saa nii olla. Ja vaata, mis on nagu Eesti kinnisvara puhul on, kuidas ma nüüd sõnastan seda,
turg on nii pisikene, et üksikud tegurid mõjutavad seda turgu eriti kiiresti, noh nagu meil on, et meil käib ju ta kohati on nagu aktsiaturg, on ju, üks uudis niimoodi, teine uudis niimoodi, et on nagu tulenevalt turu väiksusest on see turg nagu nii õrnakene. Dünaamiline ka vist on. Jah, et aga minu ennustus, kui suuremat pauku või midagi ei tule, siis ma arvan, et me jätkame samas tempos, võib-olla hinnad stabiliseeruvad. Ma ei usu, et me küll enam väga suurt langust näeme või langust üldsegi, aga pigem see tõus me võiksime jõuda nüüd lõpuks normaalsesse kinnisvaraturgu, tegelikult me praegu olemegi normaalses kinnisvaraturus, kus korterid ei lähe kiiresti, kus majad ei lähe kiiresti, see ongi normaalne kinnisvaraturg. Et müügiajad on võrdlemisi pikad, ostjatel on millegi vahel valida, see näitab ju tervet nagu konkurentsi, et muidu meil oli see, et mingi korter tuli müüki, isegi ei pea pilti panema, vahet ei ole, et ta on läinud, on ju, et defitsiit on suur. Defitsiiti väga palju pole, nüüd on see, et ka arendajad peavad omavahel võistlema heas mõttes, et kes annab tasuta köögi, kes annab tasuta parkimiskoha, muidu ei pida mitte midagi tegema, eks. See ongi nagu terve turu tunnus ja mina tahaksin näha tervet turgu, väikest stabiilset langust, tõusu, ostu puhul langust, aga midagi suurt mina küll ei ennusta, aga jällegi see ennustus on nii pika vinnaga, et sõltuvalt sündmustest, mis võivad maailmas toimuda, suvel, sügisel, kõik võib muutuda, aga eeldusel, et kõik läheb meil umbes samas rütmis edasi, ma ei näe, et meil peaks olema väga suurt tõusu, väga suurt langust, kuigi ma usun, et tehingute arv läheb üles tulenevalt Euribori langusest. See kõlab nagu umbes sarnase ideena, kuna ma tavaliselt sellele ennustamisel väga palju nagu rõhku ei pane, siis jääme siis selle juurde, mis Lauri ütles. Et Euribor pigem langeb edasi ja sellest sõltuvalt, ma ei tea, väikse skepsisega siia lõppu võtaks, et nägime vahepeal ühte artiklit, ei hakka siin nimesi nimetama, kes selle kirjutas, et tegemist selles mõttes sinna tuntud kinnisvara näoga, kes pigem kogu aeg kritiseerib turgu ja tema nägi mingid väga suuri kullalaevasid tulemas kuskilt maailma merede tagant, et Eestis hakkab kinnisvara hind ilmselt moodi rallima. Siis me võtsime Lauriga lihtsalt ette selle, et kui palju siis tehti majatehinguid 2022, 2023, 2024 on ja, et ja siis vaatasime mingeid asju, võrdlesime Maa-ameti tehinguid, mingitest asjadest lihtsalt ei saanud aru, kus kohas seda tõusu nähakse, aga tegelikult on tore selles mõttes, et inimesed ikkagi usuvad, isegi kui vahest numbrid ei reeda, et läheb ikka paremaks. Aga peabki uskuma, tead. Ja ma arvan, et vaata, see on teistsugune asi jällegi, kuna turg on nii pisikene jälle ja me oleme mõjutatavad iga uudise peale või mingite uudisvoogude peale, kui meil tuleb kuu aega järjest juttu, et hinnad lähevad üles ja meil on, meedial on võimekus ikkagi neid hindasi natuke tõsta. Ja. Et kui sa kuu aega pasundad, et sul hinnad lähevad üles ja kõik on väga hästi, siis müüjad hakkavad ka hindasi tõstma. Omanik ütleb sulle, kuule, kõik läheb üles, pane, tõsta hinda, ma ütlen, see pole mõistlik, ta ütleb, mul on ükskõik, tõsta hinda. Tõstan hinda, siis nüüd naaber vaatab ka, et sa tõstsid hinda, nii tekib see efekt. Et seda me ei usu. Ja soovitused müüjatele on väga lihtsad, et võtke siis meiega ühendust, kui teil on soov müüa päriselt või saada konsultatsiooni ja kindlasti minu poolt on üks soovitus, varuge aega, et samas mõelge välja, kui kiiresti teil on vaja midagi realiseerida. Kui meil on kiire, siis meie saame enda poolt teha teatud lükked, anda hinnasoovitused, millega on viimased mu enda korterid, ma olen nüüd Mustamäel jubedalt möllanud, aga on hästi läinud selles mõttes, et me oleme, ma arvan, et tänases turu olukorras saanud väga-väga head hinnad ja müügikiirus on olnud kuskil kuu aega, et ma arvan, et selles mõttes, et suht kiiresti läinud, aga sõltub jällegi nagu selle müüja soovist, et kui müüja ütleb sulle, et ma tahaks, et sa saaksid korteri müüdud kuu ajaga, see tähendab seda, et ma pean sulle leidma ostja nädalaga. Hindamine, notar üleandmine ongi kuu põhimõtteliselt. Ja see lõpetuseks, jah, ma arvan, et lõpu aasta selle viimases kvartalis on tegelikult päris hästi tehinguid jooksma hakanud ja tõenäoliselt see Euribor kindlasti mõjutab seda ka. Aga tegelikult, mis ma ikka oskan öelda, 2024 tegelikult oli päris äge aasta ja selles mõttes me siin veel sellel aastal ei saa inimestele soovida head aasta lõppu, et siis toimetage niimoodi. Me küll, soovime kõigile häid jõule ja aasta lõppu ning uue aasta algust.
jah, ikka saame ju. ikka saame, Miks ei saa? selles mõttes jah, et te ju ei tea, millal me seda saadet teeme, onju. nii et selles mõttes, ise just ütlesin, vaata välja, viibas ajab, onju. et täna on meil mitmes siis tegelikult? kolmas detsember, detsember, jah. ja uus saade tuleb meil järgmine kord. kui on vaja teha jällegi. nii et kui me tunneme, et midagi on vaja rääkida, kui meil on teemasid, millest rääkida, siis me räägime neist, kui pole, siis võite niisama helistada ju. just. Vot. nii et täna siis tõmbame siia siis jah, joone alla. joone alla. Ma ütlen ka, nagu raadiosaates öeldi, tšauki-mauki. Aitäh kuulamast ja järgmise korrani. aitäh kuulamast. Aitäh.